Tere, armsad kuulajad, vaatajad, jälgijad. Kosmiline neljapäev, 12. osa. Ma juba hoiatan ette, et tõenäoliselt terve see suvi tuleb kosmiliste neljapäevade osas natukene kaootiline. Et ma olen palju liikumises ja värskes õhus. Nii et ma ei oska teile lubada, kas järgmise nädala kosmiline neljapäev tuleb või millal see tuleb, aga tulemata ei jää. Tänased teemad. Ma kogusin kokku natukene teie küsimusi ja mida teie teada tahate. Seega ma täna ei keskendu nii väga ühele teemale, vaid võtan siit-sealt, mida te olete soovinud teada. Ja mõtlen, millest ma alustan. Ma võtan teemaks sagedused. Spirituaalsuses räägitakse hästi palju sellest, et me tõuseme kõrgemale sagedusele. Ma ise ka räägin sellest, kuidas me liigume kogu aeg kõrgemale ja kõrgemale, aga see ei elimineeri madalat sagedust. Ja madala sageduse all ma hetkel siin mõtlen neid emotsioone ja väärtusi, milles me elame. Mida tähendab üldse madal sagedus? Me seostame automaatselt madalat sagedust millegi negatiivsega, sest see on meie kehas ebamugav. Kui ta on meil emotsionaalselt see madal sagedus peal, ta on meil ebamugav. Me väljendame seda valuga, pisaratega, raevuga. Me võib-olla teeme läbi selle iseendale haiget, me teeme teistele haiget, me kahjustame mingil viisil seda ja me seostame seda automaatselt negatiivsusega. Aga oma olemuselt ma ei saa öelda või oleks vale liigitada, et madal sagedus on nüüd ilmtingimata halb või kõrge sagedus oleks ainult hea. Madal sagedus on midagi, mis aitab minna enda sisse, sinna, kus on sinu blokaadid ja takistused, ilma valu, hirmu, viha, raevuta. Me ei näeks neid takistusi. Vaat need madala sageduslikud emotsioonid, mis on oma olemuselt väga tihked ja rasked ja tõmbavadki allapoole, need on uksed või võtmed või portaalid, mis ei lase meil kõrgemale liikuda. Sealt läbi minnes me jällegi avardume ja liigume kõrgemale. Ja kõrge sagedus tähendab seda, et see emotsioon, mida me tunneme, see seisund, kus me oleme, on avar. Ta ei ole kokku pakitud, kitsas, selline tihke, ta on avar, hõre, ta annab meie olemisele palju rohkem ruumi, palju rohkem on meie sees kergust ja palju rohkem saab meie sisse justkui nagu ära mahtuda erinevaid võimalusi, erinevaid positiivseid mõtteid, erinevaid potentsiaale. Ja sellepärast me seostamegi seda positiivsusega, sest see tekitab meis hea tunde, see tekitab meis kerge tunde. Aga kui kummagile poole kinni jääda, siis on halb. Ja kui me lähme sellest raskusest, oma valust läbi, see lahustab selle ja me saame liikuda kõrgemale, mis tähendab, me saame liikuda avarama teadustasandi poole, mis võimaldab meil näha oma valu, oma raskust läbi teise perspektiivi. Et siis me ei näe enam oma valu silmaklappidega ja läbi ohvrirolli, vaid me näeme selle põhjust seal taga. Me näeme seda suuremat pilti, miks ma seda valu kogesin, kuhu see valu mind tegelikult võib viia. Miks minus on viha, mida see viha mulle tegelikult näitab. Et me ei jää selle emotsiooni orjaks, vaid me näeme seda taustinformatsiooni seal taga. Ja me saame aru sellest õppetunnist. Ja mida avaramaks me oma teadustasandilt lähme, seda kiiremini on meil võimalik minna sellest madalast sagedusest läbi, et me ei jää sinna enam 20 aastaks luupima oma seda valu, oma raskust, seda traumat või situatsiooni, mis meiega on juhtunud, vaid me lähme sealt läbi poole kiiremini, kordades kiiremini, päevadega, nädalatega.
et me ei jää sinna kinni ja see sündmus ei jää meid mõjutama, sest tihtipeale on praegu niimoodi, et kui meiega juhtub trauma all ei pea silmas nüüd mingit ülivägivaldset sündmus, see on mingisugune sündmus, mis jätab sulle emotsionaalse jälje, mis loob sulle nii-öelda selle uue koodi, et okei, nüüd ongi nii. See kood on meie alateadvuses hästi sügavalt aktiivne. Me teadlikus tasandis seda võib-olla ei teadvustagi, aga see on talletunud meile alateadvusesse ja tihti juhtub niimoodi, kui me lapsepõlves kogeme midagi. Näiteks meil lapsepõlves me saame endale esimesed kogemused, mis tähendab armastus ja kuidas me armastusega suhestume ja mida me peame tegema, et armastust välja teenida. Ja hästi tihti meile kujunebki see arusaam, et me peame armastuse välja teenima. Me peame käituma vastavalt, siis me saame tähelepanu, siis me oleme head lapsed, siis me oleme märgatud, siis me oleme kiidetud. Kui me käitume nii, nagu see autoriteet meie ees meile ütleb, siis me oleme alles väärilised. Ja see tuleb meile siia alateadvusesse kaasa, et kui me hakkame looma paarisuhteid, siis me peame olema paarilisele meele järgi, me peame olema need head tüdrukud, head poisid. Me ei tohi näidata iseendast liiga palju, sest siis me ei ole enam omaks võetud. Ehk siis meil kujuneb see arvamus armastusest ja iseendast, et me ei ole vastu võetud sellisena, nagu me oleme, me peame etendama teatud rolli, siis me oleme vastu võetud. Ja need on need kohad, mis jäävad meiega teinekord eluks ajaks kaasa. Ja me jääme seda rolli täidma terveks eluks 20 aastaks, 30 aastaks, nii kauaks, kui me seda märkame. Ehk siis me oleme kinni iseenda kannatuses, iseenda hüljatuses ja luupime seda muudkui käime ringi ratast, eks ole. Aga kui me näeme selle läbi, me lahustame selle koha ära, me lahustame selle valu keha ära, me kutsume oma hingeosa sealt tagasi, siis see enam meid ei mõjuta, sest see hingeosa on saanud märkamist, tervendamist ja ta on oma tunnetega omaks võetud selles hetkes, nagu ta on tundnud ja ta ei pea sulle meelde tuletama ja sind oma, kuidas ma ütlen, väärastunud arusaamadega elus hoidma, et sa pead armastuse välja teenima, muidu sind ei võeta omaks, muidu sa hukkud, aga selliselt käitudes sa muudkui hülgad iseennast ja tegelikult sa hukkud ikkagi. Et see valukeha näiliselt tahab meid kaitsta, aga ta kaevab meile suuremat auku tegelikult. Ühesõnaga, see on see üks niisugune pikk näide, mis ma tõin teile, et aru saada, et miks me teinekord luupime oma valus kinni, ongi see, et meie valukeha tahab meid kaitsta, aga oma väärastunud arusaamade tõttu kaevab meile sügavamat auku ja see hoiabki meid madalas sageduses. Mida rohkem me neid kohti läbi näeme, ära lahustame, seda kõrgemale me liigume ja meie justkui nagu see amplituud, kuidas nii võib öelda, meie haare läheb sügavamale ja kõrgemale korraga, ehk siis me avardume mõlemat pidi. Me ei saa avarduda ülesse, kui me ei ole läinud sügavale. Vastupidi ei saa. Me peame minema enne sinna sügavale, siis me avardume ülesse ja selle tõttu need ärkamised toimuvadki läbi valu, läbi raputuse, läbi mingisuguse ebamugavuse reeglina. Mitte alati, aga reeglina on seal taustaks mingisugune raputus, miks me ärkame ja hakkame ülesse poole liikuma oma teadvusega. Madal sagedus on uks sinu alateadvusesse ja seda ei tasu karta, aga nagu ma ütlesin, kui me jääme sinna kinni, kui me jääme mingisugust valu luupima, me jääme viha luupima, me oleme selles mingisuguses varjatus vihas kogu aeg, siis see on uks entiteetidele. Mitte, et sind ära hirmutada, et nüüd sa pead läbi hirmu hakkama oma hirmu ruttu lahustama, et sa ei oleks toiduks mingisugustele entiteetidele, see on ka vale, eks ole. Aga miks me räägime sellest, et meile saavad ligi mingisugused olendvormid, kes ei ole meile head, ongi siis, kui meil on kuskil
mingisugune valukoht lahustamata, sest seal me oleme kõige haavatavamad. Seal on seal oleme me kõige mõjutatavamad, kõige kaitsetumad ja need ongi need varjuküljed, mida me endale ei teadvusta, sest need ei ole meile nähtavad. Me ei taha sinna vaadata, kes tahaks vaadata oma valu sisse, eks ole, mitte keegi. Sest see on nii pagana ebamugav. Ja selle tõttu ongi nendel erinevatel entiteetidel võimalus sinu sisse pugeda, hakata selle valuga mängima ja seda lugu veelgi moonutama. Ja tihtilugu see valu, mida sa koged, ma ei saa öelda tihtilugu, aga olen näinud, et see valu, mida sa koged, ei pruugigi olla sinu lugu, vaid see on entiteedi söödetud lugu sulle, et sa hoiaksid seda valu elus. Ja kui ma olen siin rääkinud teile neid nädalakanaldusi teinud, siis ma olen ka teile öelnud, et kui tuleb mingisugune trigger üles, küsi, kes sa oled, kust sa tuled, mida sa tahad. Läbi intervjueerimise sa hakkad aru saama sellest kohast, kes seda valu tegelikult tunneb, kas see üldse on ratsionaalne, kas see on üldse vajalik ja kui see on sinu osa, kes seda valu tunneb, siis võtta ta oma valuga omaks, mitte öelda talle ilmtingimata, et see ei ole valus, vaid võtta ta omaks sellisena, nagu ta on, sest igaüks meist tahab tingimusteta armastust omaks võtta, olla omaks võetud sellisena, nagu ta on. Mitte, et hakata teda ümber veenma selles, mis tema sees toimub. Ei ole vaja ümber veenda, võtta ta lihtsalt omaks. Aga, et see sind enam ei mõjutaks. Ja kui me oleme liiga palju seal kõrges sageduses, me kaotame ühenduse iseenda kehaga. Ja see on see kõige suurem probleem, vähemalt üks suuremaid probleeme, mis tähehingedega juhtub, nad ei taha olla oma kehas, sest siin on pagana kitsas, pagana veider, valus, ebamugav. See kehaühenduse ja kontakt kehaga leidmisel on väga selline nagu üle kivide ja kändude täheseemnetel, et tahaks olla seal kehast väljas, seal teistes dimensioonides, teistes reaalsustes, seal, kus on hea, seal, kus me tulime, eks ole. Aga point ongi selles, et kui sa tuled oma kehas, sa sõlmid rahu oma kehaga, hakkad oma keha armastama, seda rohkem sa tunned seda headust, mille järgi sa igatsed. Siis ei ole sul enam seda tapvat koduigatsuse tunnet, sest kodu on sul siin sinu kehas. Ükskõik, kus sa ka ei oleks. See on siin sinu südame väljas, hinge kodu on sinu südames. Ja koduigatsus tihtipeale tähehingedel tekibki selles, et me oleme eraldunud oma südamest. Me ei ole tulnud oma kehasse. Ja mida rohkem sa tuled oma kehasse, seda talutavam on ka see kummaline koduigatsus, mis on seotud ka selle mälestusega, kus mingisugune sinu osa on elanud enne siia kehastumist või kuidas iganes need on ajaliselt käinud. Kui me oleme liiga palju kõrges sageduses, siis võib juhtuda see, et me hakkame ignoreerima enda varje, enda valusid, enda tegelikke maiseid probleeme. Ja see viib väga sügavasse vältimisse, mis omakorda viib meie sagedust alla. Nii et tegelikult ikkagi lõpptulemus on kukkumine sealt kõrgemalt ebameeldivasse, meid mitte teenivasse madalasse sagedusse. Ja isegi äärmuslikel juhtudel pidevalt kehast väljas viibimine võib viia psühhoosi, võib tuua mentaalseid probleeme. Nii et mõlemat pidi on meile vajalik, et me suudaksime minna kõrgele, et me suudaksime minna sügavale ja esimene asi, mida nende sageduste saavutamiseks teha, hakka ühenduma oma kehaga, hakka suhtlema oma kehaga. Tule oma kehasse, maanda ennast ära oma kehasse, maandu oma kehasse. Kõik võimalikud praktikad, mis on seotud maandumisega, võta endale tegevuseks,
Mina ka olen katsetanud, sellest lõpuks kujuneb oma praktika, omad teadmised, omad õpetused, kuidas iseennast aidata oma kehas. Number 1 asi, mis aitab sul kehaühendust leida, on toit minu meelest. Ma olen teile jaganud siin oma autoimmuunhaigusest, mis on seotud just minu seedeelundkonnaga ja ma olin sunnitud kardinaalselt oma menüüd muutma. Olgugi, et see emotsionaalselt oli minu jaoks väga raske, siiamaani on, siis ma panin tähele, et minu tajud muutusid tänu sellele, et ma muutsin oma menüüd. Ma olin rämpstoidu fänn. Andke mulle ainult hamburgeri šokolaad ette, ma võiks lihtsalt süüa lõputult selliseid asju. Saia, magusat. Ja ma hakkasin tähele panema seda, et kui uimaseks teeb gluteen, et peale gluteeni söömist ma jään magama. Ma ei viitsi enam mitte midagi teha, see võtab nagu motivatsiooni ära, aga kui ma annan kehale toitu, mida tal on päriselt vaja, mitte ma ei järgi ainult oma isusid, et nüüd ma tahan magusat, nüüd tahaks soolast, mida iganes, eks ole, vaid ma teen endale kuidagi sellise mõõduka kava, et ma otseselt ka ei keela ennast läbi meeleheite ja läbi sunduse, eks ole, aga ma järgin seda, mida mu kehal vaja on. Mida mu kehal täna vaja on, et ennast hästi tunda. Mida mu kehal täna vaja on, et mu kanal hästi töötaks, et mul oleks toitained olemas. Ja et mu kehas ei tekiks mingisugust puudust, et kui ma lähen kanalisse, ta peaks hakkama ennast kuidagi üle andma, ta peaks ennast kuidagi üle väsitama selleks, et ennast elus hoida ja siis veel kuskil kanalis tööd teha, eks ole. Et miks ma peaks oma keha selliselt väntsutama, see on ainus vahend, mis mul on siin reaalsuses, on ju, läbi mille ma saan teha tööd, läbi mille ma saan teile edastada kogu seda informatsiooni, läbi mille saan mina elada ja väljendada ennast. Et lihtsalt see kogemus oma diagnoosiga pani mind märkama seda, kui oluline on see, millega ma toidan oma keha ja millega ma toidan oma meelt. Mida ma sealt sotsiaalmeediast tarbin, kas ma vaatan uudiseid, kas ma lasen sellel infomüral, mis sotsiaalmeedias tuleb iseenda sisse minna, kas see, mida inimesed arvavad, millega mina ei ühti, kas ma lasen sellele enda sisse minna või võtan seda vastu kaastunde ja avatusega, et meil kõigil on omad arvamused, meil kõigil on oma maailm, me elame kõik planeedil Maa, aga meil on miljon erinevat maailma, eks ole. Et kui ühenduses sa oled iseendaga, et mitte lasta häirida sellest, mis toimub väliselt. Muidugi ei saa ignorantne olla, eks ole. Aga suur enamus asju, mis meil siin välismaailmas toimuma on pandud, on selleks, et me eralduksime iseendast, et me keskenduksime ainult välisele ja ei leiaks ühendust tagasi oma koju siia südamesse. Ja sellepärast alustage oma kehast ja siis hakkab sul see sagedus avarduma mõlemale poole üles ja alla. Ja ma olen täiesti kindel, et siis sul tekib ühendus ka oma hingegiididega ja oma spirituaalse tiimiga, kes hakkavad sind juhendama. Sul tekib ühendus oma kõrgema minaga palju selgem, kes hakkab sind sellel teekonnal juhendama. Et armasta oma keha. Suhtu temasse vääriliselt. Ja see aitab sul avada erinevaid sagedusi. Ja tulla võimalikult autentseks ja üks mõte, mida ma veel tahan sulle edasi anda, on siin, et ära püüa kõrget sagedust, püüa autentset sagedust. Otsi see iseenda autentne sagedus ülesse, sest see on kõige kõrgem võimalik sageduse vorm, mida sa saad saavutada nii, et sa ei lähe katki. Nii, et sa jääd iseendaks. Ja sinu autentses vormis on nagunii kõik olemas, mida sa otsid. Seal on kõik olemas. Need ei ole seal kuskil kõrgustes, need ei ole seal sügavustes. Need on siin sinu sees. Võta oma keha vastu. Alusta sellest. Hingeosa, mainisin teile siin hingeosa ja tuli ka küsimus minule, et mis see hingeosade tagasikutsumine tähendab.
ja kuidas nad kaotsi lähevad. Ma selle küsimuse sõnastuse tahan üle lugeda. Okei, ma ei kirjutanudki seda ülesse. Aga hingeosade teema. Kuidas hingeosa läheb kaotsi? Natukene juba põgusalt rääkisin, et kui meiega juhtub mingisugune emotsionaalne sündmus, mis jääb meid kummitama, traumaatiline, emotsionaalne, mingisugune selline suurem sündmus, mis jääb meid kummitama, jääb meid mõjutama, jääb meie tänaseid valikuid mõjutama. See tähendab seda, et hingeosa on hetkes kinni. Ja kuidas seda hingeosa sealt kätte saada, on see, mida ma teen iseendaga ja klientidega. Kindlasti on neid võimalusi veel, ma ei ole kindel, aga see on see, mida mina teen, on, et ma lähen koos selle kliendiga sellesse hetkesse tagasi ja kutsume selle hingeosa tagasi südameruumi teatud lausetega, andes talle märkamist selles situatsioonis. Ma märkan su valu, ma märkan, et sinus on hüljatus, ma märkan, et sa ei saa mitte kedagi usaldada. Ehk siis ma loetlen talle ette tema tunded. Ma märkan tema tundeid, ma ei veena neid ümber. Point ei ole ümber veenmises, eks ole. Point on omaks võtmises nii, nagu ta on. Ja anname tema loole ruumi sinu süsteemis, aga see ei mõjuta mind enam. Hästi oluline on öelda sinna ka, et ma annan sinu loole ruumi enda süsteemis, ma võtan sinu loo vastu endale kui kogemus, kui õppetund, aga see ei mõjuta mind enam. See ei luupi enam minus, eks ole. Ja võtame vastu selle hingeosa armastusega, kutsume tema südameruumi oma koju, loome talle sinna pesa, sellise mõnusa koha, kus see hingeosa saab olla, et ta saaks puhata ja taastuda sellest, et ta on aastaid ja aastaid luupinud selles hetkes. Ja tuletame meelde, et rool on siin minu käes, mina olen see kõrgem mina, eks ole. Võrreldes selle hingeosaga, kes on seal kinni, siis tema jaoks sina praeguses hetkes oled see kõrgem mina, kes hoiab seda rooli, hoiab armastust, hoiab seda turvalist ruumi, kus see hingeosa saab tulla taastuma. Need hingeosad lähevad meil kaotsi ka eelmistes eludes. Eelmistes eludes võib ka meil olla juhtunud väga sügavaid traumaatilisi sündmusi, millest ka peale keha suremist ei ole hing üle saanud. Ja ta tuleb selle valuga uude kehastusse kaasa. See ei pea olema ainult trauma, see võib olla mingisugune väga tugev energeetiline leping, mis on antud väga tugeva emotsiooni pealt, mis on antud läbi verevande, mis on antud läbi loitsu, läbi needmise, läbi mõjutuse, läbi mingisuguste sügavate uskumustega, sellised sügavad religioossed uskumused. Lahustasin ühte elu, kus ma vaimuliku mungana olin andnud väga tugeva vande sellele egregorist jumalale elada nii-öelda kasinuse vande olin andnud. Ehk siis, et see elu, mida mina edaspidi valin elada, ei oleks liiga külluslik, liiga luksuslik, vaid oleks väga minimaalne ja väga kasin, ütleme niimoodi. Ja ka see vanne on see, mis tuli mulle siia elusse kaasa, mida ma lahustasin siis või mille ma lõpetasin, ütleme niimoodi. Et olen käinud oma meditatiivsetel rännakutel mitmeid taolisi vandeid lahustamas. Olen nõiana andnud verevandeid, olen teinud igasuguseid lollusi. Ma ei saa öelda mina, vaid see kehastus, keda ma siis kehastasin. Et vahest on küll selline facepalm, et mida ma tol hetkel mõtlesin küll ometi, et siukseid asju tegin. Ju oli vaja, et ma jõuaksin nende kogemustega siia, et koguda see tarkus kokku ja avada enda täispotentsiaal. Ma arvan, et kõik on omavahel seotud, see oli täiuslik orkestratsioon, siin ei olnud mitte midagi juhuslikku. Ja läbi selle ma olengi vabastanud väga palju enda hingeosasid, mis on aidanud mul tulla iseendasse kokku. Ja kui sa hakkad oma hingeosasid taga otsima, siis ma soovitan sul alustada siinsest elust, ära mine niisama eelmistesse eludesse rändama,
kui sul ei ole antud sinna suunda, kui sul ei ole sille antud kutset. Ei ole vaja niisama seda lahti muukida. Mõned esoteerikud ka väga hoiatavad, et see on ohtlik. Mina otseselt ei näe, et see on ohtlik, aga närvisüsteemi ei pruugi toime tulla teadmisega, et sa oled olnud mõnes eelmises elus täielik retsidivist. Ja vaat see on see ohtlik koht. Ma olen ise ka oksendamiseni nutnud, kus ma nägin ühte elu, kus inimesena ma olin, no see oli rõve, mida ma korda saatsin. Et sellega nagu närvisüsteemi tasandil toime tulla tegelikult on väga raske. Aga samas ma valetaksin, kui ma ütlen, et see ei ole põnev. Ja see on mulle andnud väga palju. See on aidanud mulle tulla endasse palju rohkem kokku. Ja jah. Et need hingeosad teinekord killustuvad meile hetkedes niimoodi ära, et me tunnemegi ennast poolikuna. Et mingisugune väga suur osa meist on kuskile kaotsi läinud ja ongi traumaatilise hetke kinni jäänud. Ja teinekord meie hingeosad jäävad kinni negatiivsete entiteetide kätte, et sellest toituda, et sellest saada omale väge. Ma ütleks, et see on pigem selline, mis ei juhtu igaühega, et ei tasu seda kohe nagu karta. Aga on need entiteedid, kes püüavad väga võimsaid hingi, üritades neid killustada, pandes nende hingeosasid dimensioonide vahele kinni, mitte dimensioonidesse, erinevatesse dimensioonidesse, vaid dimensioonide vahele, kuhu on veelgi raskem pääseda tegelikult, et oma hingeosa tagasi saada. Ei ole teadlik, et minuga niimoodi on juhtunud, aga ma olen näinud, kus on hingeosa dimensiooni vahel kinni. Ja sellest ma räägin täna veel edaspidi ka natukene. Aga alusta sellest, kui sa tahad oma hingeosasid tagasi kutsuma hakata, et mine tagasi nendesse valumälestustesse, mis sul on. Räägi iseendaga. Visualiseeri, fantaseeri iseennast oma silmade ette. Võta ta valu vastu, märka tema valu, teadvusta seda, anna talle see ruum ja kõige lõpus anna talle armastus. Et mis iganes ta sellel hetkel otsustas või valis teha, sa armastad teda ikkagi sellepärast, et tema otsused ja valikud sel hetkel olid parimad võimalikud, mida sa sellel hetkel teha oskasid. Need olid sinu teadmiste põhjal parimad valikud ja ei maksa ennast süüdistada, see ei vii sind mitte kuskile, see kukutab sind allapoole. Ja hakkadki niimoodi pihta, jõuad järjest sügavamale, sa järjest rohkem saad endale teadmisi, kuidas seda endaga teha, mil viisil seda teha ja sul järjest rohkem hakkab avanema iseenda kohta. Sammhaaval. Usalda. Ära kiirusta. Ja kui ei oska ise, tule minu vastuvõtule. Ma aitan. Nii. Eelmises videos ma rääkisin teile valguskeelest. Valguskeeles. Oli eelmine, eks ole? Jah. Minust oli küll. Tõin teile sõnumi läbi valguskeeles. Ja tekkis muidugi küsimus, mis asi see valguskeel on? Valguskeel on universaalne keel, mida ei ole võimalik otse tõlkida. Ta ei ole selline keel, mida meie räägime, et kui ma ütlen sulle maal, sa saad aru, okei, maal. Ma räägin vaal, sa saad aru, mis asi on vaal. Valguskeel edastab informatsiooni. Ta on informatsiooni kogum. Ja erinevatel vastuvõtjatel, ehk siis antud hetkel meie, kui mina rääkisin valguskeeles, eks ole, ta avaldub erineval kujul, ta edastab sulle seda informatsiooni, mida sul on vaja teada. Me saame seda valguskeelt häälestada ka, et ta aktiveeriks konkreetset süsteemi sinus, konkreetset teemat. Aga ta on ka selline, mis
võib sulle edastada natukene erinevalt informatsiooni. Oletame, et me oleme kõik ühes ruumis, meile edastatakse valguskeelt aktiveerimaks meie kõrgemat teadvust, ühendust kõrgema minaga. Sinul võib-olla toimub see aktivatsioon südames, sest sul on vaja südames midagi ära lahustada ja tervendada. Minus võib-olla toimub see aktivatsioon päikesepõimikus, sest minul on seal blokaad. Temal toimub see hoopis kolmandas silmas, temal hoopis juurtšakras, sest tal on seal mingid teemad. Et see valguskeel on niivõrd universaalne, et ta võtab ette selle koha, mida tervendada, mida aktiveerida. Ja valguskeel ei ole mitte ainult suusõnaline, see, et tekitan heli mingisugust naljakat lalinat, on ju. Vahest on ka viled, väga kõrged kilked olen kuulnud, erinevad helid. Valguskeel on ka see, mida ma teile olen siin seina peal tihtipeale näitanud. Mul oli tahtmine need vaalad siin välja tuua, toetamaks tänast ülekannet teile siia. Ja just eile tegin sinna ka valguskoodid, et valguskoodid väljendavadki erinevate sümbolitena. Kujundid, koodid, see on ka valguskeel. Minul väljendus valguskeel läbi käte, hakkas läbi käte tulema. Siis tuli suusõnaline, hakkasin helidega tekitama ja siis tuli kirjalik. Et hästi klassikaline näide ongi see. Kõigepealt tuleb läbi käte, siis tuleb läbi suu ja siis hakkad kirjutama. Aga ei ole üldse haruldane, et inimesed kirjutavad valguskeelt ja ei tulegi suulist, ei tulegi läbi käte. Seda on võimalik aktiveerida. Aga igalühel ei ole huvi ja see on normaalne. Et jah. Ja valguskeel võib olla sinu hingekeel. See võib olla erinevate galaktiliste rasside keel. Et sellel ei ole nagu, kuidas ma ütlen, et see koht, kus see valguskeel tuleb, on väga suur ja lai ja lõputu. Ja ma soovitan sul, kui sa tahad valguskeelt hakata õppima või seda läbi tooma, siis eriti, kui sa tahad seda suuliselt teha. Minul oli tohutu häbitunne, isegi iseendaga seda rääkida, et nagu mis asja ma lalisen nagu mingi napakas. Viige mind sinna Paldiski maanteele, et ma olen ära keeranud, on ju. Et niisama omaette laulda võin küll igasuguseid laulukesi, aga kui ma nüüd teadvustasin, nüüd ma lasen valguskeelt läbi, siis oli oh my god, nii imelik, nii veider, nii häbi, nii piinlik. Et ma tean, et paljudel on see koht, millest läbi minna, et julgeda laliseda ja kuidas alustada seda valguskeele läbilaskmist ongi see, et hakka lalisema. Hakka tegema erinevaid la-la-la häälikuid, hakka selliseid nagu laulmisharjutusi tegema ja siis lõpuks lihtsalt lase vabaks. Too ennast meditatsiooni, hakka lalisema ja siis lase vabaks ja see keel tuleb. Ja kui mul esimest korda keel tuli läbi niimoodi, et ma ei takistanud ennast, ma nutsin ja värisesin, sest see aktivatsioon, mis minus toimus sel hetkel, oli niivõrd võimas lihtsalt. Et mul tekkis tunne, et ma tahan, et kõik seda kogeda saaks, et see on lihtsalt nii äge. Et nagu ma rääkisin ka kanaldamisest, et hakka kasutama enda fantaasiat, et nägemusi saada ja informatsiooni saada, et see fantaasia on uks sellesse, et sa hakkad saama informatsiooni. Samamoodi valguskeeles on see, et sa hakkad tegema lauluharjutusi näiteks selleks, et valguskeel sinus voolama hakkaks. Et Mares ka ei lenda niisama, eks ole, et mõnel juhtub see niisama automaatselt, aga sa ei pea jääma ootama, et nüüd äkki lambist automaatselt juhtub. Ei, see ei pea niimoodi käima. Sa saad anda sellele ka enese poolt
impulsi. Ja ma usun, et iga hingeline inimene oskab rääkida valguskeelest, sest valguskeel on hingekeel. Rääkides hingedest, kellest koosneb meie hingepere? Kas hingepere koosneb mitmete planeetide olenditest? Hingepere on hingede kooslust, kes koosneb. Okei, mulle tundub, et mul on selle jaoks natukene abi vaja, kes saab mind aidata. Kas hingepere sünnib ühest millest? Hea küll, lähme natukene sissepoole. Ma kutsun appi ühe iidsele muurlase meile siia. Ja siidnele muurlane tahab kristallidest ka rääkida, aga ma tahaks hingedest teada, kui tohib. Kust tulevad, kuidas see hingepere sünnib? Algallikas sünnitab koosluseid, hingekoosluseid, mida me nimetamegi hingeperedeks. Et hing ei sünni algallikast üksinda, ta sünnib kooslusena. Ja selle kooslusena te jaotute erinevatesse süsteemidesse, dimensioonidesse ja planeetidesse, et koos tegutsema hakata. Ja samamoodi nüüd, nii nagu sina oma hingena kehastud paralleelselt mitmetesse erinevatesse kohtadesse, sa teed seda tegelikult koos oma hingeperega, et te valite süsteemid, kus kehastuda. Te sünnite algallikast hingedena, sealt te sünnite teadvusesse ja teadvusest te sünnite kehastusse. Enne kehastust sünnib teadvus. Ja planeedi Maa näitel tulevad hingepere kehastunud teadvused üksteist õpetama ja toetama. Hingepere ei ole alati terve elu siin planeedil koos. Te võite kohtuda ainult viivu, aga need kohtumised on hästi-hästi olulised selleks, et aktiveerida üksteist. Enne kehastumist te lepite kokku, et kui kumbki teist on jäänud oma eluga kinni või on vaja mingisugust olulist teadmist, raputust, midagi, mis aitaks eluga edasi minna või teha suunamuutust, et jätta vana maha, siis sinu hingepere võib aktiveeruda viivuks, et olla sulle katalüsaator, et aidata sinu hinge arengul edasi. Ja sama on ka vastupidi, sina võid täiesti puhtjuhuslikult oma hingepere või hingesugulasele tänaval otsa põrgata ja ta rohkem ei kohtugi, aga see kokkupõrge aktiveerib temas midagi väga olulist. Et ta saaks teha oma elus paremad valikud. Hingepere võib olla ka inimene, kellega elate ühes perekonnas elu lõpuni koos. See ei tähenda alati häid suhteid, see võib tähendada väga õpetlikku suhet. Aga üsna tihti on need suhted väga hingelähedased ja väga kerged, väga sügavad. See kõik oleneb sellest, millise õppetunni hinged valivad, enne kui me kehastume. Ja vahel võib olla niimoodi, et selles elus olen mina sinu ema ja sina minu laps. Järgmises elus me vahetame rollid, et lihtsalt saada kogemust. Meie jaoks on see nagu rollimäng, nii nagu lapsed mängivad kodu. Aga kui me tuleme sellesse rolli, siis sellest saab kõik nii päris, et me unustame ära
oma tee ja oma südame. Ja see ongi see koht, kus me ainult ei unusta ise, vaid me lepime kokku, et me unustame. Sest planeet Maa on niimoodi seatud. Aga kui me tuleme tagasi sellest kehastusest, siis me vaatame läbi oma elu, kuidas mina sind õpetasin ja kuidas sina mind õpetasid ja mis me saaksime veel paremini teha, et me saaksime üksteise hingedel aidata areneda. Ja äkki seekord tahab mängu tulla veel 3. meie hingepere liige. Neid võimalusi on lõputult. Ja meie eesmärk ongi aidata üksteisel areneda kõrgemale. Et saada hinge kogemust, et see teadvus, millest me sünnime, et see teadvus avarduks ja kui avardub meie teadvus, avardub algallikas. Ja algallika koodid uuenevad läbi selle ja läbi selle sünnitab algallikas veelgi avardumamaid uusi hingekogumikke. Kes tulevad veelgi avardunumana kehastuma erinevatesse süsteemidesse. Ja selliselt toimubki areng. Sinu areng ei ole sinu areng on algallika areng. See süsteem on palju suurem, kui sa arvad. Me oleme kõik omavahel seotud. Ja isegi kui sa siin füüsilises tasandis oma hingeperega ühendust ei tunne, nad on energeetiliselt olemas. Hingetasandil me oleme seotud. Me oleme üksteisele olemas. Me oleme ühenduses. Me oleme teadlikud üksteise asukohtadest. Aga meie kustutatud mälu ei luba alati üles leida meid. Ja teinekord see teebki elu põnevamaks. Mängu palju põnevamaks. Sest muidu ei toimuks arengut. Muidu me ei avastaks iseennast. Sa oled oma hingeperega kehastunud siia, samal ajal oled sa oma hingeperega kehastunud ka kuskile mujale, Plejadesse, Lüürale, Arcturusele. Aga sa ei kehastu mitte kunagi üksinda. Sa tuled alati vähemalt ühe oma hingepere esindajaga. Need on isegi rohkem kui üks. Neid on alati väga mitu. Ja sa tuled alati väga suure spirituaalse tiimiga. Sinu hingepere toetab sind ja sina toetad oma hingepere. Selline sõnum tuli hingeperest läbi. Väga huvitav, väga ilus oli. Meil tekkis nii palju neid nägemusi, kuidas niisuguse perena kehastume siia ja siis me valime rollid ja siis kehastume sinna ja valime rollid. See kõik on nagu paralleelselt. Ja samal ajal on sul võimalus ühendus saada siin planeedil Maas elavate hingepere liikmetega, samal ajal ka nendega, kes on kehastunud kuskile mujale või sinna 3. kohta. Mõtle, kui suur delegatsioon, kui suur osa delegatsioon või see kooslus
Jumal küll, neid liikmeid ei ole mitte ainult 1000, rohkem ju. Ja siis ma ulun siin, et ma olen nii üksi. Ja lihtsalt ei oska näha. Lihtsalt ei oska teadvustada. Mul tekib see tunne praegu, kuidas ma olen nii hoitud. Kuidas kuidagi see hingepere energia on hästi tugev. Iidne lemuurlane Naeva. Väga tark naisterahvas. Ta on umbes 6. või 7. dimensioon, pigem 6. dimensioonist. Tema soov on rääkida ka kristallidest, kuna küsiti minu käest ka kristallide kohta, et millised kristallid sobivad tähehingedele. Millised kristallid sobivad tähehingedele, mida me peaksime silmas pidama? Tema esimene soovitus muidugi on Lemuuria kristall. Ma olen teile näitanud, mul on kaelas üks. Ja siin laua peal on mul üks. Lemuuria tähekristall on täis planeedi Maa ajalugu. Sellest, kuidas sündis meie tsivilisatsioon, kuidas sündis Atlantis. Mis olid meie tarkused ja meie õpetused, kes elasid koos meiega. Ja kuidas me elasime, mida me tegime, mida me pidasime tähtsaks. Lemuuria seemnekristall aitab sul meelde tuletada, kes sa oled ja kust sa tuled, mis on sinu juured siin, millised on sinu juured siin. Mitte ainult sinu vereliin, vaid sinu hingeliin. Lemuuria seemnekristall aitab sul meelde tuletada sinu andeid, samal ajal aidates filtreerida välja segajad, mis ei lase sind sinu annetele ligi, sinu teadmistele. Kui sul on Lemuuria seemnekristall, vii seda aega-ajalt loodusesse puhastuma, et Maaema saaks anda sellele oma jõudu ja puhastada seda sellest negatiivsusest, mida ta sinu energia väljast välja filtreerib. Täheseemnete jaoks hästi olulised kivid ei ole mitte need, mis viivad sind kõrgustesse, vaid mis toovad sind siia sinu kehastusse, mis aitavad sul harmoniseerida iseennast planeedi Maa energiatega. Sest täheseemnetel ei ole raske mitte ainult oma keha vastu võtta, vaid harmoniseeruda Maa energiaväljaga, sest Maa energiaväli on mõneti teistsugune kui kõrgemates dimensioonides. Ja selle jaoks on vaja, et sinu sees oleks rahuseisund. Rahuseisundit aitavad saavutada hauliit, hematiit, must obsidiaan, turmaliin, samalahaat, malahiit, jaad. Need on kõik sellised kristallid, mis aitavad maandada, aitavad negatiivsust välja filtreerida, aitavad sulle emotsioone rahustada. Ka kuukivi
on see, mis aitab sul oma emotsioone rahustada ja tuua sind maa ligi, maaemaga ühendusse, et sa suudaksid harmoniseeruda selle väljaga. Väga oluline kristall ka oma Lemuuria ja Atlantise mälestuste jaoks on, nagu öeldud, hauliit ja maasikakvarts. Akvamariin. Ning teised kristallid, mis on seotud intuitsiooniga, kroontsakra ja 3. silmaga. Sodaliit, lapislaasuli, mäekristall, ametüst. Seleniit, mul on seleniiti hästi palju. Muideks minu viimase aja lemmik maanduse kivi, mida ma praegu teile ette ei lugenud, see on ka obsidiaan. Mahag on obsidiaan ja verekivi. Shungiit. Shungiit on imeline, mis aitab välja filtreerida kogu seda mõjutust, mis tuleb ka nende elektromagnetilised lained ja sinu negatiivsed emotsioonid, kuna tähesemned me oleme nagu käsnad, me korjame kõik enda sisse, mis väljast tuleb. Et shungiit aitab seda välja filtreerida. Lüüraga seotud kivid on need, mis aitavad sul arendada oma loovust, oma seksuaalenergiat. Karneool ja kaltsiit. Tiigrisilm. Plejaadialased näiteks on roosa kvarts, südamekristall, on ka veenuslastel südamekristall. Maasikakvarts jällegi, breniit. Breniit, apikene on mu lemmik. Mul on 3 käevõru breniidiga, mul on kaelakee breniidiga. Mul on siuke tunne, et ma sööks ära ka selle breniidi, kui oleks võimalik. Mul on täielik breniidi hullus praegu. Mis plejaadialastega veel seotuks? Labradoriit. Andromeeda näiteks ametüst. Rotokrosiit. Huvitav, mis väärtus see rotokrosiit kantis, ma ei mäletagi enam. Ma näen mingid lillad kristalli veel. Amazoniit. On siuke asi olemas või? Ei, oota, see on midagi muud. See on sarnane ametüstile ka ametriin. Aga see ametriin mitte ei ole inimese loodud. Aga see kannab ikkagi sama väärtust. Vajalikku väärtust. Okei, inimese loodu ei ole alati halb. Inimene võib luua ka väga väärtuslikke kristalle. Et ma olen kuidagi skeptiliselt suhtunud mingisuguste inimeste loodud kristallidesse nagu aguaura. Imeliselt ilus kristall. Aga minu jaoks oli see plokk, et see on inimese tehtud ju. See on laboris tehtud. Kõik ei ole halb, mida inimene on teinud. Kas tuleb veel mingisuguseid soovitusi? No Eva ikkagi soovitab siin Samalahaati kanda ja Malahiiti, et see ühendus maaga tekiks.
oma kehaga. Kristallidest veel nii palju, et paljud armastavad neid kanda, mul on endal ka hooti üks hetk, ma kannan hästi palju kristalle ja siis mõni hetk ma ei kanna üldse. Vahest ma kasutan ka oma seanssidel neid, panen inimeste keha peale kristalle. Tegelikult, kui ma mediteerin, panen ka enda keha peale kristalle. Aga ei tohi ära unustada seda, et kristall ei tee sinu eest tööd ära. Ta aitab avaneda sellel, mis sinu sees on ja millele sina oled tõuke andnud. Et kui sa tahad enda ellu tõmmata armastust ja kannad armastuse kristalle, siis sellest ei ole ainuüksi kasu. Sa pead enda sees tegema ka tööd selle nimel, et sinus armastus avaneks. Ja et sina oleksid avatud armastusele. Kristall ei tee sinu eest tööd ära. Sama on külluse ligimeelitamisega. Külluse kristallid võtta kasutusele siis, kui sul on teemaks külluse teema ja sa lahendad enda sees küllusega seotud takistusi. Kristall aitab kaasa. Kristallid on ka kivid, mis ilmselgelt, eks ole. Ja nad oma olemuselt, nad on aeglase toimega. Et kristallid sinuga tööle hakkamiseks vajavad aega, et sinu energiaväljaga ühilduda ja seda tundma õppida. Ja sellepärast soovitatakse kristalle tihti kanda igapäevaselt, et ta harjuks sinu energiaväljaga, harjuks sinu tegemistega, sellega, mis sinuga toimub ja lähtuvalt sellele saab sind aidata ja sinuga koos tööle hakata. Kristallidel on ka oma teadvustasand, läbi mille nad suhtlevad. Ja nende suhtlus on sageduslik. Nad suhtlevad läbi sageduse. See ongi okei. See väärtus, mida kristall sulle annab, see ongi suhtlemine. On kristall, mis on südame avamiseks, nagu näiteks preeniit, südame väljade avamiseks. See ongi tema suhtlusviis. Tiigrisilm aitab meelitada ligi küllust, see ongi tema suhtlusviis, see ongi see sagedus, millega ta suhtleb. Ma ei ole niimoodi mõelnud. Et see ongi see viis, mismoodi tema suhtleb, avades ja näidates sulle võimalusi, kuidas paremini seda ligi meelitada. Aga otsused ja sammud teed sina. Vot nõnda huvitav. Ja viimasel ajal, kui ma olen endale kristalle valinud, ma käin Haapsalus ühes poes. Kui ma ei eksi, selle nimi on Hetkepüüdja. Kuigi ma ise elan siin Tallinna ligituses, aga mind ei tõmba sinna kristallide poodi. Mulle meeldib seal Haapsalus käia, kui ma Haapsalusse satun. Oma kodu on ka seal ligidal. Ja ma alati valin sealt endale midagi ja ma valin endale tunde järgi. Et seda, mis ma tunnen, et mul hetkel vaja on. Et ma ei lähtu alati sellest kirja pandud väärtusest, vaid ma lähtun kutsest. Sest kristallid räägivad. Nad tekitavad selle sageduse, mis ühtib minu sagedusega. Minu sagedus ühtib nende sagedusega. Ja siis tekibki see kutse, okei, see on see kristall, mida mul praegu vaja on, mis saaks mind aidata. Ja nii, aga lõpetuseks ma tahtsin teile rääkida CERNist. Käisin selle kohta informatsiooni küsimusega, väga sinna ma ligi jällegi ei saanud. Aga ma küsisin pleiadialaste käest, võtsin appi enda isikliku giidi Seljara ja ka Pia, kes on siis täheväravate spetsialist meil seal Galaktilise Föderatsiooni laeval. Et küsisin nende käest CERNi kohta, mis teema sellega on, sest see on nii aktuaalne praegu. Ja sain sellise informatsiooni, et CERN
sunniti sulgema Galaktilise Föderatsiooni poolt. Et üldiselt meie elusse nad ei saa sekkuda siin planeedil Maa vaba tahte reeglite tõttu, eks ole, universumi reeglid on sellised. Aga see oli see koht, kus neil oli luba sekkuda, sellepärast et kui me siin eksperimenteerime iseendaga, siis see on meie tee, see on meie valik, see on meie õppetunnid. Aga CERN juba ei oleks mõjutanud ainult eluplaneedil Maa, vaid see mõjutab juba väljaspool. Ja see andis neile õiguse sekkuda ja öelda, et kas te panete kinni või orels, ma ei tea, mis see orels sealt või muidu sealt oleks võinud tulla, aga üsna rangelt kästi see kinni panna. Et mul tekkis tunne, et sellele CERNile on justkui nagu kilekott ümber tõmmatud, et see on sellises karantiinis praegu. Need kõrvale kaldunud olendid, kelle valduses see CERN oli, mulle tuli selline informatsioon, et need olid Anunnaki reptiilid ehk siis ristsugutis Anunnakidest ja reptiilidest. Ja ka need on juba vastutusele võetud. Nad enam ohtu ei kujuta meile. Aga miks see need nii-öelda nagu karantiinis ja seal kilekoti all on? Jutumärkides kilekoti. Et seal toimub puhastus ja seal toimub vabastamine. Kelle ja mille vabastamine on hingede vabastamine. Et see, mida seal CERNis loodi, oli vale jumal. Te kindlasti olete kuulnud sellest jumala osakesest, eks ole. Ja kuidas seda teistmoodi nimetati, mis ma siia kirja panin. Higgsi väli. Et üritati läbi mateeria luua justkui nagu midagi uut, uus reaalsus. Sellest ma räägin ka kohe. Aga mil viisil seda üritati, oligi see, et loodi justkui nagu võlts jumala väli. Ja kui meie keha sureb, siis see hing, mis siit lahkub, ta kas läheb tagasi oma hinge pere juurde või kui teda on võimalik mõjutada, ta läheb sinna võlts jumala juurde. CERNi. Ja sealt püütakse need hinged, kes on teelt eksinud, dimensioonide vahele. Ja nad on jäänud sinna kinni. Ja mind viidigi sellesse kohta, see oligi see hetk, kus mind lubati nagu ligi, just seda nagu näitama, et see hinged olid seal lõksus. Ja ma oleks olnud nagu põrgus. Ma ei usu põrgut. Nüüd võib-olla usun. Ma olin sellises kohas, kus ma kuulsin appikarjed, ma kuulsin neid hingede agoonias häälitsusi, kolinat, mingisuguseid väga veidreid helisid ja ma sain aru, et need on hinged. Ja see on kinni dimensioonide vahel. Sest need on sinna püütud selle vale jumala valgusega, et nad toidaks oma hingeenergiaga CERNi loomist. Miks ma pean siuke piripill kogu aeg olema? Aga nad puhastavad sealt neid hingesid välja ja seal toimub nii-öelda nagu see tervenemise ja taastamise protsess. Mida see CERN mõjutas meile siin reaalsuses oli, ta tekitas segaja harmooniasse. Et kui me räägime ajaliinidest, siis me oma arengul, kui me areneme edasi nii-öelda oma hingelt, me avardume edasi, siis meil peaks olema võimalus ajaliini vahetada. Vahetame ajaliini, meil on teine reaalsus, vahetame ajaliini on juba kolmas reaalsus. Aga meil
tihtipeale need ajaliinid segunesid. Tekkis tunne, et ma olen ajaliini vahetanud, aga ma kukkusin ikkagi tagasi. Ikkagi on mingisugune nagu sissesõitmine, ajaliinide segunemine, ei ole nagu kindlat suunda, sihuke tunne, et ma liigun edasi, aga ikka tõmmatakse mind tagasi, ikka ma olen kuskil vaakumis, ikkagi midagi väga veider. Et see ongi see, millega tekitati see disharmoonia harmooniasse, et meie ajaliinidel edasi liikumine ei oleks harmooniline ja selge ja edasi viiv, vaid et see hoiaks meid niimoodi ringiratast, et me ei saaks hingeliselt edasi areneda. Aga mida mulle mu plejaadialased ütlesid? Te tegite seda sellest hoolimata. CERN töötas ja me ärkasime. Valdav enamus inimesi hakkas midagi tajuma, et midagi valesti. On küll neid, kes on veel sügavas unes, on neid, kes hakkasid tajuma, et midagi valesti, on neid, kes hakkasid kahtlema ja siis on käputäis neid, kes täiesti ärkasid. Sellest hoolimata. Kui võimas on inimene? Kui võimsad me oleme? Et nende reptiilide põhjustatud disharmooniast me suutsime endiselt ärgata. Jah, meil võib-olla tekkis seal takistusi, me ei saanud edasi minna. Aga we did it. Ja nüüd läheb siit edasi palju selgemaks ja palju paremaks. Praegu on see mingisugune karantiiniperiood seal, nagu ma olen aru saanud. Aga see segaja on eemaldatud. Ja see segaja mõjutas tervet universumit. Ja see on ka põhjus, miks see sunniti siis peatama. Ja mis informatsioon mulle vahetult veel ennem, kui ma hakkasin salvestama seda osa, tuli, oli see, et läbi CERN-i üritati läbi mateeria luua uut reaalsust. Uut reaalsust sa ei saa luua läbi mateeria. Uus reaalsus sünnib läbi teadvuse. Teadvusväli on see, mis sünnitab uue reaalsuse. Ja see ongi see koht, millega eksiti, mis viis kõrvalekaldesse, mis avas ukse Anunnaki reptiilidele, mille tõttu kogu see informatsioon, või mis ma nüüd räägin, mille tõttu kogu see CERN oma võib-olla algsest üllast eesmärgist kaldus kõrvale, kui selle algne eesmärk üldse oligi üllas, ma ei tea. Aga see nüüd avab meie teadlastele ukse arusaamaks, et me ei saa mateeriat luua läbi mateeria. Ja meile nüüd avanes uks teadvustasanditele, sellele, millest on spiritualistid, vaimsed inimesed kogu aeg rääkinud. Ja nüüd see hakkab tasapisi jõudma ka meie füüsikasse, meie teadusesse, mainstreami. Ja sellest hakatakse järjest rohkem rääkima, selle järgi hakatakse järjest rohkem elama ja teadvustasandid ei ole enam uhuu jutt, vaid see on teaduslik jutt. Aga see on selline, ütleme jälle aeglane teekond, et me sinna jõuaksime. Ja ütleme niimoodi, et see testaeg, öeldi, et CERN suleti 4 aastaks, eks ole, see ongi see testaeg meile, meie teadlastele. Kas te hakkate nägema või ei hakka? Kui hakkate nägema, siis avanevad meile uued viisid. Kui meie teadlased ei hakka nägema, siis nad lihtsalt jäävad sinna teise maailma ja vaimsed inimesed liiguvad edasi. Et see on see informatsioon, mis ma praegu sain. Kindlasti seal on paljuki veel, aga minu jaoks hästi selline huvitav teadmine oligi see, et mateeria sünnib läbi teadvustasandi. Mateeria ei sünni mateeriast, vaid läbi teadvustasandi. Sest teadvustasand on
eelduseks, et mateeria saaks sündida. Sest mateeria sisaldab teadvust. Vot. Vot selline teema. Nii, kui sind kõik need teemad huvitavad, ma jätsin praegu ühe teema puudutamata, mille kohta mul on puudulik informatsioon ja see on ristimine. Selle kohta tilgutatakse mulle tasapisi ja ma võtan selle kindlasti teemaks, te olete mu käest küsinud ka, mis teema selle ristimisega ikkagi on. Mul on mingisugused omad arvamused. Ma tahaks natukene veel rohkem kindel olla. Ma edaspidi räägin sellest. Valisin täna seda mitte puudutada. Aga et natuke teie uudishimu üleval hoida, siis ma võtan selle teemaks. Nii, kui sind huvitavad need teemad, siis Telegrami gruppi oled oodatud, anna endast märku, saadan sulle lingi vastu, et sa saaksid liituda meie Telegrami grupiga, kus ma jagan oma mõtteid, kogemusi, kanaldusi, kaugvaatluskogemusi, nii kuidas Jumal juhatab ja kus ka teie saate jagada ja väljendada ennast. Ootan sind ka seanssidele, vastuvõttudele, kui kõnetab. Teen seansse videokõne vahendusel ja teen Tallinnas. Mingi aeg ma tulen jälle Lõuna-Eestisse, et kui sa oled lõuna pool. Igatahes tõmban nüüd otsad kokku, kõike head sulle. Panen kontaktid siia kirjeldusse. Mõnusat nädala jätku, mõnusat kosmilist rändamist sulle, kui sa käid kosmoses rändamas, ole tubli. Tšau. Üks väikene teavitus ka siia lõppu 21. juulil Tallinnas on tulemas üks põnev üritus, mida viime läbi mina ja Kadri Nurmeots, ärkvel teadvel looja. See on Sofia Kristusteadvuse aktiveerimine. Kui sa tunned, et see teema sind kõnetab, kui sa tunned ühendust erinevate jumalannadega, tõusnud meistritega, preest rinnateemadega, siis see üritus on just sulle, kus me avame taas need liinid, avame endas selle mälu, et me suudaksime endas vastu võtta Sofia Kristusteadvust ja ka seda elada ja väljendada. Nagu ikka, Kadri aktiveerib sind valguskeelega, mina toon läbi sõnumeid Neitsi Maarjalt. Kui see teema sind kõnetab, leiad selle sündmuse lingi siit alt kirjeldusest. Tule kohale ja siis me näeme. Tšau, tšau.